Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, mul on hea meel avada selle töönädala eelarvekontrolli erikomisjoni istung. Ettepanek on arutada täna ülevaadet riigivara kasutamiste säilimisest 24-25 aastal ja kolmapäeval arutada Riigikontrolli kontrollaruannet keskkonnatasude määramise kohta. Komisjoni liikmed on sellega nõus, loen päevakorra kinnitatuks. Ja meil on tänasele koosolekule palutud riigikontrolör härra Holm, regionaalminister härra Terras, ministeeriumi asekantsler proua Soomlais ja ühistranspordiosakonna juhataja härra Ruubas, Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler härra Salmu, Transpordiameti peadirektor härra Sauk, taristuehituse juhatuse esimees härra Indrek Pappel, Rail Baltic juhatuse esimees härra Solomets, autoettevõtete liidu juhatuse esimees härra Mändla ja Riigikontrolli peakontrolör proua Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Silver Jakobson. Ja ma annaksin sõna siis Riigikontrolli esindajatele, et seda aruannet tutvustada ja seejärel läheksime kutsutute repliikide, statementide juurde ja juba siis küsimused ja mõtted. Tere, suur tänu. Meil teeb Silver täpsema ülevaate, aga sissejuhatuseks ma võib-olla siis ütlen nii palju, et tegemist on siis aasta aruandega, kus me oleme võtnud eelmistel aastatel transpordi ja liikuvuse valdkonnas tehtud erinevad auditid ja vaadanud siis, kuhu me oleme nendega jõudnud, lähtudes tollal tehtud tähelepanekutest ja vaadates neid eesmärke. Täname kõiki, kes meile informatsiooni ministeeriumi ameteid selle tegemiseks andsid. See fookus, mis meil oli, nagu ma viitasin, oli seotud sellega, et me oleme varasemalt aruandeid teinud transpordi liikuvuse valdkonnas. Selles valdkonnas on võetud mitmeid kohustusi, on need seotud siis põhivõrgu maanteede väljaehitamisega, aga on seatud ka ambitsioonikaid eesmärke, kas siin näiteks rongide liikluse kiiruse kohta või kruusateede pindamise kohta. Minevikus me mitmete nende puhul tõime välja selle, et eesmärk on ambitsioonikas, aga see rahaperspektiiv ei pruugi olla nadi. Ka minevikus on oldud suhteliselt optimistlikud ning seetõttu me siis võtsime selle tuleviku vaate ette aastani 2030, mis on kohustused, mis on eesmärgid, kus me selles suhtes oleme ja kui sageli erinevates valdkondades tuuakse välja siis eesmärgiga seotud kulusid need üksikuna. Et ma toon näiteks, et Rail Balticul on puudu nii palju ja selleks, et hoida riigi maanteid tasemel hea, üksikuna tuuakse summasid välja, siis me mõtlesime, et ma korraga siis selle summa välja. Eesmärgid on kohustused, mis on aastani 2030 vaja, et tegelikult näha selle seatud eesmärgi kohustuse täitmise tegelikku maksumust ja selle juures me ju tegelikult teame, et ei ole ainuke valdkond transpordi liikuvus, kus eesmärkide või lausa kohustuste suhtes on tuleviku vaates raha puudu ja mitte vähe. Me teame ka seda, et riigieelarve järgmiseks aastateks on koostatud viisil, kus me kas oleme eelarve puudujäägi maksimumi juures või kombime seda maksimumi, nii et ka tegelikult selline mänguruum otsuste tegemiseks on võrdlemisi väike, et seda raha siis nendesse valdkondadesse leida. Ja sellest ajendist lähtuvalt me selle tegime ja Silver siis annab kiire ülevaate sellest, mis olid need üksikud teemad ja Ines. Aitäh. Ines. Ei hakka kõiki auditeid ette lugema, mis on viimastel aastatel tehtud, aga olgu öeldud, et seda valdkonda oleme püüdnud kõigekülgselt katta, et vaadata nii maantee, raudtee, liiklusohutuse, parvlaevadega ja laiemalt ühistranspordiga seotud teemasid. Ja nagu Riigikontroll juba selgitas, siis tõesti meie lähtekohaks oli see, et mis on valdkondlikes arengukavades eesmärkideks seatud, kuidas on tegevuskavades ette nähtud siis nii rahastamise pool kui ka liikumine nende eesmärkide suunas ja milline on meie perspektiiv, vaadates järgmise aasta riigieelarvet ja riigieelarve strateegiaid. Ja sellest tahtsimegi ülevaate anda. Selleks, et proovida neid teemasid kuidagi, mis on ju kõik, igal ühel oma spetsiifika ja omad probleemid ühe katuse alla võtta, siis mõneti kõiki arenguid pidurdab ja determineerib valdkonnas raha olemasolu ja ka selle puudus, et
Aastaks 2026 kuni 2030 on meie hinnangul erinevate valdkondade rahastamiskavasid ja plaan üle vaadates riigil raha puudu ligikaudu 1,35 miljardit eurot kõikide valdkondade peale kokku. Ja nagu riigikontrollör ütles, siis ega liikuvus ja transport ei ole ainsad valdkonnad, kus täna otsused seisavad ka raha puuduse taga, et me oleme siin tutvustanud mitmeid haridus- ja sotsiaalvaldkonna auditeid samamoodi, kus probleemid samasugused. Ja auditis püüdsime tagasi minna ka selle juurde, et millised probleeme oleme varasemates auditites tuvastanud, mis on vahepeal ära tehtud, millised otsused on langetatud ja kus on need kohad, kus otsused on jäänud tegemata ja kui otsused jäävad tegemata, siis nii probleemid kui ka see rahavalge ainult ju kumuleeruvad. Ja püüan siis valdkondade kaupa läbi käia, et mida me ühes või teises valdkonnas täheldasime. Alustan riigiteedest. Euroopa Liidu üleselt on kokku lepitud see, et TENT põhivõrku kuuluvaid maanteid tuleb muuta ohutumaks ja Eesti on selle eesmärgi sees võtnud eesmärgiks aastaks 2030 nii Tallinn-Tartu kui ka Tallinn-Pärnu-Ikla maanteed edasi ehitada. Kokku vajab siis, kui vajas ehitamist ligikaudu 353 kilomeetrit ja hea meil on tõdeda, et üle poole on tehtud, et ligikaudu 133 kilomeetrit on juba täna TENT-määruse nõuetele vastav ja 49 kilomeetrit on praegu töös, aga teise poolega ei ole nii lihtne. Transpordiamet on kalkuleerinud, et ülejäänud ülesande lõpetamiseks oleks vaja riigieelarvest juurde 1,3 kuni 1,9 miljardit eurot, mis praeguse rahandusliku seisu juures ei ole realistlik plaan, mis tõttu on Kliimaministeerium otsustanud, et osa sellest tööst lükatakse tulevikku aastaks 2050 ja küsitakse selle tarbeks Euroopa Komisjonilt erandit. Ja see ilmselt ei ole ka midagi erakordset, et ilmselt paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on täna sarnaste valikute ees. Aga sellele vaatamata vajab väljaehitamist 50 kilomeetrit TENT põhivõrgu teid ja selleks tegevuseks puudu ligikaudu 300 miljonit eurot. Samal ajal, kui tuleb ehitada uut teedevõrku või parandada, siis on tähtis ka see, et olemasolevad teed säilitaksid oma hea taseme. Et kui vaadata praeguseid statistilisi näitajaid, mida teede olukorra kaardistamiseks enim kasutatakse, tasasuse näitajad, siis hea meil on tõdeda, et praegu need näitajad on head ja meie teedel pole viga. Aga Transpordiamet on ka hoiatanud, et praeguse rahastuse tingimuses on saadud teha eelkõige selliseid lihtsamaid ja väiksemaid töid. Suuremad rekonstrueerimised on lükatud tulevikku, remondivõlg on kumuleerunud ja selleks, et seda kogunenud remondivõlga tasandada ja jääda selle hea riigiteede seisukorra taseme juurde, on lähiaastateks juurde vaja vähemalt 300 miljonit eurot. Ja peale selle on Eestis veel palju kruusateid, mis vajaksid kõva katet. Teehoiukavas on sihiks seatud, et need teed, kus liigub ööpäevas üle 50 auto, need võiksid saada kõva katte. Sellist teedevõrku on meil ligikaudu 1800 kilomeetrit. Need summad, mis viimastel aastatel on läinud kruusateede kõva katte alla panemiseks, on pigem väikesed ja praeguste kalkulatsioonide kohaselt eesmärgi täitmiseks on veel vaja 45 miljonit eurot juurde. Liigun edasi raudtee juurde. Raudtee teemas on kõige mastaapsem ja olulisem projekt kahtlemata Rail Balticu valmis ehitamine. Seda auditeerisime eraldi möödunud suvel, kus tõime välja siis nii ajakriitilisusega kui ka rahastamisega seonduvad probleemid või riskikohad. Mäletatavasti möödunud aastal otsustati ka siis globaalne projekt või kogu projekt jagada 2 etappi selleks, et tulla toime nii tähtaegadega kui ka kulusid ajatada. Hea meil on tõdeda, et Eesti puhul on vähemalt selgus, et mida me esimeses etapis ära teeme, et teiste Balti riikide puhul on meil siin lõunanaabrite puhul ebamäärane, mis jääb esimese etapi ehitamiseks ja mis jääb tulevikku. Ehitusmaksumus toona 3,1 miljardit eurot. Kliimaministeerium on vahepeal täpsustanud, et lisaks ehitusele on vaja teha kulusid ka selleks, et raudtee peal saaks rongidega sõita või ronge opereerida. Siis see tähendab juurde depoosid, veeremit, see tähendab seadmeid hoolduseks, raudtee käitamiseks, et see viimane hinnang Eesti osale või Eesti kuludele on 3,6 miljardit projektile. Rahastusseis on kriitiline ja eelkõige sõltub meie läbirääkimisoskustest Euroopa Komisjoniga, sest kõik Balti riigid ja sealhulgas ka Eesti loodab saada suurem osa rahastust Euroopalt.
Eesti plaanib siis küsida 1,2 miljardit eurot, et see on veel lahtine, kas see raha tuleb või mitte, sest et rahastusläbirääkimised alles käivad ja kindlasti sõltub mitte ainult Eesti, vaid 3 Balti riigi võimest seda projekti seal ka kaitsta ja selle perspektiive näidata. Aga isegi juhul, kui Euroopa Komisjoniga lähevad meil asjad libedalt ja 1,2 miljardit me saame selleks projektiks, siis meie arvestused näitavad, et 500 miljonit on jätkuvalt vaja leida täiendavat raha. Ei saa öelda, et vahepeal ei oleks pingutatud, et Vabariigi Valitsus ja ministeerium on otsinud ka riigisiseselt täiendavat raha juurde, et on nii saastekvootide müügitulu, teiste struktuurfondide raha suunatud projekti selleks, et ehitust käigus hoida. Ja see eesmärk, et siis 2030 ehitus lõppeks ja 2031 ka juba rongidega sõita saab, see sõltubki väga palju sellest, et kuidas lähiaastatel, kus praegu just kõige suuremad hanked on töös, see rahastusküsimused lahenduse saavad ja lahendatud. Rahastuse ka nendel aastatel, kus Euroopa Liidu fondid veel ei ole käiku võetud, saaks tagatud. Räägin raudteest ka sellest, mis ei puututa Rail Balticut, vaid meie harjumuspärast raudteeliiklust Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva suunal. Selleks, et hoida raudteed atraktiivsena reisijatele ja sellise eelistatud liikumisviisina on arengukavades ette nähtud, et rongiliikluse kiirused võiksid tõusta kuni 160 kilomeetrini tunnis. Ka see projekt on kallis projekt, et Eesti Raudtee on hinnanud, et ligikaudu 570 miljonit kuulub sellise raudteetrassi parandamiseks ja uute turvangusüsteemidesse investeeringute tegemiseks. Sellest rahast palju on juba ette nähtud Euroopa Liidust, ka riigieelarve strateegiast. Eesti Raudtee plaanib ka võtta laenu, oma vahendeid kasutada. Aga praegu on ebaselge, kust leida veel 90 miljonit juurde. Miks see oluline on? Eelkõige on praegu rahastus puudu just ülekäigukohtadele ohutuse tagamiseks. Ja juhul, kui ülekäigukohtadel ei ole võimalik ohutust tagada, siis ei saa ka rongid oma kiirust tõsta aastaks 2030, nii nagu oli arengukavades soovitud ja plaanitud. Jätkuvalt on arengukavades sees ka eesmärk, et kaubavedude osakaal raudteel peaks kasvama kuni 40%-ni aastaks 2035. Praeguses geopoliitilises olukorras tuleb tõdeda, et tõenäoliselt selle eesmärgi täitmine on ebatõenäone ja loodetavasti ministeerium ka hindab, et mis see järgmine realistlik perspektiiv üldse selles valdkonnas on. Aga mis selle kaubavedude järsk kukkumine kaasa toob, on siis see, et Eesti Raudtee tulud kahanevad, tulude ja kulude vahe omakorda kasvab ja riigieelarvest raha siis tulude ja kulude vahe katmiseks tuleb täiendavalt eraldada. Kui 5 aastat tagasi oli see veel umbes 17 miljonit, siis 5 aasta pärast prognoositakse, et see on 40 miljoni juures. Nii palju taristust. Tähtis on ka liiklusohutus ja ka sellega on olukord mitte just roosiline. Et aastaks 2025 liiklusohutusprogrammi kohaselt lootsime Eestis jõuda eesmärgini, kus 3 aasta keskmine liiklushukkunute arv ei ületaks 40 ja raskesti vigastada saanud arv ei ületaks 300 inimest. Vaadates viimaste aastate liiklusstatistikat, siis on väga tõenäoline, et seda 2025 aasta eesmärki ei täideta, sellepärast, et viimastel aastatel paraku hoopis mõlemad näitajad on kasvanud. Liiklusohutusprogrammi enda kohta tahaks öelda võib-olla nii palju, et nüüd see peagi lõppev liiklusohutusprogramm kannatab kindlasti selle all, et ametkonnad on üritanud sinna sisse panna kõikvõimalikke tegevusi, mis on erineva kaaluga. Osadel juhtudel on ka mõjuanalüüsid tegemata, osadel juhtudel on rahastus puudu, osadel juhtudel on tegevuse elluviimiseks ka takistus see, et puudub poliitiline konsensus, kas see meede konkreetselt sobib Eestisse või mitte. Ja selline killustunud programm koos puuduliku rahastuse on kindlasti üks taustategur, miks ka see liiklusohutuse pilt on nukker. Ja üks näide lihtsalt liiklusohtlike kohtade ümberehitamise kohta, mida eksperdid üldiselt peavad heaks meetmeks, et kui maanteede liiklusohtlikke kohti ümber ehitada, siis seal ka õnnetuste esinemise tõenäosus ja raskete õnnetuste esinemise tõenäosus väheneb. Nagu jooniselt näha, siis viimastel aastatel on selles valdkonnas ka rahastus drastiliselt vähenenud. Transpordiamet ise sooviks või hindab mõistlikuks aastas keskmiselt 55 ohtlikku kohta ümber ehitada,
kui te jooniselt vaatate, siis viimastel aastatel oleme seal kuskil 10 koha juures, ehk see vahe soovide ja tegelikkuse vahel on päris arvestatav. Hea on see, et järgmisteks aastateks on planeeritud mõnevõrra rohkem raha valdkonda, aga nendest miljonitest, mis ka jooniselt kokku tuleb, et päris 55 kohta aastas tõenäoliselt me ohutuks ei ehita. Meie töö tegemise ajal sai valmis ka liiklusohutusprogrammi uus eelnõu, oleme ka sellega tutvunud. Kindlasti on positiivne see, et see uus liiklusohutusprogramm on olnud tihedama sõelaga. See tegevuste hulk, mis sinna on välja valitud, on väiksem, mis annab lootust sellele, et keskendutakse olulisemale ja ka rahastuse saavad kõige olulisemad meetmed. Meetmete mõju on püütud hinnata. Aga see, et milliseks kujuneb selle programmi mõju, tulevikus on veel keeruline hinnata, eks see sõltub ka rahastusotsustest, et kas neid samu näiteks liiklusohtlikke kohti on võimalik ümber ehitada soovitud mahus või mitte. Ja nüüd liikun oma viimase teemaploki juurde, mis puudutab ühistransporti. Ühistranspordi valdkonnas laiemalt on eesmärgiks seatud see, et tööl käivad inimesed võiksid eelistada teha seda ühistranspordiga. Kui vaadata viimaste aastate statistikat, siis pigem me liigume vastupidises suunas, et neid inimesi, kes tööle liikumiseks kasutatud ühistransporti on jäänud vähemaks ja neid inimesi, kes eelistavad seda teha isikliku sõidukiga, on kasvanud. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on ka uurinud, et mis on tänase ühistranspordi rahulolu ja sealt on välja tulnud siis see, et paljud inimesed otsustavad isikliku sõiduauto kasuks pelgalt seetõttu, et ühistransport ei vasta siis nende vajadustele, kas liinivõrgu või sageduse võtmes. Ühistranspordikeskused on, kes korraldavad maakondlikku bussitransporti regionaalselt, on ka ise uurinud seda, et kuidas nende regioonis inimesed ühistransporti kasutavad, on selle pinnalt ka teinud liinivõrgus kohendusi, muudatusi, aga valdavalt on nende uuringud keskendunud just sellele, et kuidas tänased kasutajad saaksid veel mugavamat ühistransporditeenust ja vähem on uuritud seda, et mida peaks tegema selleks, et siis seda riiklikku eesmärki, et tööl käijad kasutaksid ühistransporti rohkem täita. Vaatamata sellele, et me võib-olla eesmärgist nihkume kaugemale, siis ühistranspordile minevad toetused on aasta-aastalt kasvanud. No see on ilmselt selgitada eelkõige sellega, et ka elukallidus üldiselt on kasvanud ja see teenus ongi muutunud hindade tõttu ka kallimaks. Viimastel aastatel on siis valdkonnas olnud olukord, kus ministeeriumil ei ole olnud eelarves piisavalt vahendeid selleks, et täita juba võetud kohustusi ja Vabariigi Valitsus on siis üksikotsustena eraldanud ministeeriumile täiendavalt raha, et kehtivatele lepingutele ühistransporditeenuse osutajatega siis rahaline kate leida. Nüüd sellel sügisel tehti otsus, et see valdkond vajab lisaraha ka eraldati suurusjärgus 200 miljonit järgmisteks aastateks. Valdavalt see raha on ikkagi selleks, et katta juba tänaseid kohustusi ja hoida seda liinivõrku, mis meil on, et tõenäosus, et sealt saab teha nüüd olulisi reformiotsuseid ja olulisi investeeringuid valdkonda, et see on pigem väike, et me räägime ikkagi sellest, et ka tänane liinivõrk vajab täiendavat raha võrreldes varasema perioodiga. Just oktoobris lõpetasime järelauditi maakondliku bussitranspordi kohta ja selles osas toon välja ka meie toonase auditi peamised sõnumid. Et lisaks sellele, et see rahastamise pilt vajab korrastamist ja põhimõtteliselt nagu valdkondlikud jooksvad või püsikulud ei peaks olema mitte Vabariigi Valitsuse reservist, vaid ministeeriumite eelarvest, me leiame, et selles valdkonnas on vaja teha ka sisulised otsused. Et üks asi, mis on jätkuvalt ebaselge või kokkuleppimata, on see, et mis on see teenustase, mida maakondlik bussitransport peab katma, ehk et millistesse kohtadesse, millised väljumised, millise sagedusega peavad olema tagatud maakondliku bussitranspordiga. Ja teisalt vastu tulla siis, et mis on kohalike omavalitsuste roll omavalitsuse ühistranspordi korraldamisel. Senikaua, kuni need rollid on ebaselged ja senikaua, kuni teenustasemes pole kokkuleppeid, on ka ühistranspordikeskustel küllalt keeruline teha neid otsuseid, et milliseid liine tuleks juurde avada, millisel juhul tuleb liini avamisest keelduda või liin lausa sulgeda või otsida siis võimalusi olemasoleva maakondliku regulaarliini asemel mingit odavamat lahendust pakkuda, näiteks nõudetransporti. Ja kokkuvõtteks, nagu Riigikontroll ka alustas, siis kindlasti selle aasta aruande mõte ei ole lihtsalt teatada, et raha on puudu paljudes Eesti elu valdkondades.
Aga see, mida me tahame soovitada siis valdkondadest vastutavat ministritele koostöös Vabariigi Valitsuse ja Riigikoguga on see, et mõistlik oleks otsustada, et millised eesmärgid on kõige ajakriitilisemad ja kõige tähtsamad, mille nimel igal juhul tuleb lähiaastatel tegutseda, mis ajaks need saavad tehtud ja millise rahaga. Teisalt, millised on need eesmärgid, milles osas me võime võib-olla eesmärki natukene allapoole tuua või lükata kaugemasse tulevikku ja mida see endaga kaasa toob Eesti elanike jaoks, ehk et millised on meie teed, millised on meie raudteed, millised on meie ühistranspordi võimalused ja liiklusolukord näiteks 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Ja veel natuke edasi mõeldes, et taristu, transport, liikuvus, need on kõik sellised riigi funktsioonid, mis mõjutavad absoluutselt kõiki teisi eluvaldkondi, et kuidas tänased otsused, olgu see ühistranspordi või teede osas, hakkavad mõjutama Eesti regionaalpoliitikat või meie majanduskeskkonda. Aitäh! Aitäh teile väga põhjaliku visiooni eest ja ma annaksin sõna nüüd härra ministrile, härra Terras. Aitäh, austatud komisjoni esimees, komisjoni liikmed, et siia kutsusite. Aitäh ka Riigikontrollile. See raport kinnitab meie väga paljusid hüpoteese, asju, mida me oleme varem ka teadnud, et ka on hea saada ka kõrvalt nägijate pilku sellele. Kuidas see praegune olukord on tekkinud laiemalt, on, kui tasuta ühistransport sisse viidi, siis hakkas riik endale probleeme kokku ostma. See suunas kogu selle süsteemi määramatusesse, kus ei olnud enam selget vastutust, loogikat ega ühtegi mõõdetavat eesmärki. Ja sealt kõigest saab järeldada seda, et tasuta ühistranspordi kehtestamine oli viga. Seda tehti kindlasti heade kavatsustega, kuid loodi vale motivatsioon ja see lahutas siis vastutuse ja rahastuse. Et kui inimene ei maksa pileti eest, siis kaob seos kvaliteedi, kasutuse ja rahastuse vahel. Et hetkel on meil maakonnaliinidel aastas 22 miljonit reisijat, neist maksvaid sõitjaid on 7 miljonit. Et eelmisel aastal kehtestasime siis tasulise pileti tööealistele, aga see grupp moodustab 30% kõikidest reisijatest ja sellega kaitsime laekumist 7 miljonit eurot. Kui võtta eesmärgiks ka ülejäänud 70% kehtestada pileti hind, siis sellega me suudaks parandada positsiooni umbes 10 miljoni euro võrra. Lisaks annab see meile ka aluse jätta pidamata hunnik kohtuvaidluseid, sest hetkel on bussifirma esitab, kui palju nendega reisiti ilma mingit otset tõestust omamata, mille põhjalt siis meil on ka mingid mudelid, kuidas me arvutame, kas vastab tõele või mitte ja väga harva esitatakse tõeseid andmeid selle kohta ning kohtus me seda iga-aastaselt massiliselt tõestame. Nüüd kui minna konkreetseks, kas me saame mõned slaidid panna? Jaa. Et siin on adresseerime mingeid küsimusi. Nii kaues räägin, et see on õige, et mis ka välja toodi, et järgmiseks aastaks on see rahastus viidud siis sinna baasi. Selleks just, et ei peaks seda lisalt taotlema, aga see on õige, et see summa, mis seal on praeguse süsteemi nagu käimas hoidmine. Meil on selle osas aga... Mul oleks vaja jagamisõigusi. Jagamisõigusid, palun aitäh. Ja minnes edasi ka sinna teenustasemete juurde, et ma arvan, et kogu selle ühistranspordi toimimise mõttes me praegu näeme seda, et kasutaja vaatest kvaliteet langeb, riigi vaatest hind tõuseb, et seal on ka osa on sellest ebaefektiivsusest, aga suur osa on ka sellest, et lihtsalt taristu hinnad tõusevad, kütuse hind tõuseb ja ongi tarbija hinnaindeks tõuseb. Ja need kaks asja ei käi kooskõlas, eks tuleb seal midagi ette võtta. Ja oluline ongi just selle teenustasemete kvaliteedi kokku leppimises erinevates piirkondades. Et kui me selle slaidi käime saame ühte pilti selle kohta näidata. Aga et selleks, et teha seal nõela liigutada, tulebki seda korrastada. Ikka laseme kogu ekraani. Ja ka poolt. Ei lase neid valikut teha. Okei. Siis saab vahvad slideshow'd näha. Okei. Ma võtan need slaidid ette siis, kui me... Ma saan kohe sealt... Ühesõnaga, eesmärk on, proovin seda kirjeldada, äkki saame illustreerida pärast tehniliste rikete
seljatamist ka pildi peale, ehk siis vaadata, kus on põhilised liikumissuunad. Meil on Ida-Virumaa näide on seal kaardi pealt, et see põhiline on siis Tallinn-Narva maantee suund, kus toimub circa 75% liiklusest. Ja seal oleks siis printsiip, et ühistransport peab väljuma iga tunni tagant. Siis on need edasi jätkud sealt, kus printsiip on peab väljuma iga 2 tunni tagant ja siis väiksematesse kohtadesse siis kas iga 3 või 4 tunni tagant vastavalt kokkuleppele. Et see on süsteem, mis suudab ennast üleval hoida, inimesed saavad igalt poolt liikuma, aga vastab ka sellele, mis on nagu riigi võimekus seda asja pidada. Ahah, väga hea. See on siis see pilt, kus te näete, et see punase joonega on määratud siis see liikumissuunad, kus on kõige rohkem väljumisi, kus on kõige rohkem reisijaid ja see liiguks kõik taktgraafiku põhiseks ja üle-eestiliselt on siis selle suuremate keskuste vahel liikumise põhimõte on ka samamoodi taktgraafikus liikuda, aga ühtlasi ka vedada siis bussiga ette rongiliinidele reisijaid ja siin oli küll väga muret tekitav number, et 90 miljonit on puudu ja 2030, aga me loodame, et ikka see rong saab kiiremini liikuda varem. Et siis rongiliikluse taristu investeeringud just tõstavad selle ajalist mõõdet, siis mis see võit on selles, mis aitaks ka eesmärkidel kaasa, et inimesi saaks autodest välja ühistransporti ja seal on see ajaline mõõde, eriti suurte linnade vahel on oluline. Aga siit on siis näha see esmane mõtteharjutus, mis me oleme teinud, et punases liinis, ehk siis ütleme Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve vahel liigub igal tunnil, muidugi tippaegadel on lisaväljumised hommikuid ja õhtud, aga et selle põhimõte, et sealt liigub iga tunni peal, sinise liinide kaupa liigub iga 2 tunni tagant ja siis seal põhjas, kus on väiksemad asulad, vähem inimesi, et seal liigub iga 4 tunni tagant kohale, välja tippaegadel. Ja sellise mudeli põhjal me saamegi siis pakkuda selle teenustasemed, mida siin enne mainitud oli, ja saame sealt siis viia selle teenuse kvaliteedi vastavusse meie võimalustega. Nii, lähme korda tagasi. Siin oli... ja siin põhimõtteliselt on see sama sõiduplaanide kvaliteet ja liinivõrgu korrastamine. Meil on praegu hetkel üle 1700 liini, maakonna liini, mis kindlasti kõik ei ole optimaalsed ja seda tuleb kindlasti üle vaadata ja selleks, et seda just viia vastavusse selle nõudlusega ja kasutada ka nõudepõhist transporti, mida me oleme kasutanud näiteks Saaremaal. Lähme selle 4. juurde. Seda me, see, et süsteem on ebaühtlane puuduvalt reservist, et seda me adresseerisime, järgmise aastaks on see probleem lahendatud, loodetavasti ka edaspidi. Ja seda me mainisime ka, ehk siis eesmärk ongi seda sealt kokku tõmmata. Ongi, kõik meil jäisid küsimused olidki või? Jah. Okei, ma väga vabandan, et neid slaide ei olnudki vaja, tuleb meil. Aga ühesõnaga, see on praegune visioon ja nägemus on siis see, et selleks, et see reformi läbi viia, korrastada liinivõrku, tuleb seada teenusstandardid ja tuleb kehtestada kõikidele reisijatele pileti hind. Kindlasti tuleb seda vaadata siis vastavalt võimekusele soodustusega, et mitte kõik ei pea maksa täis ja sama hinda, eriti pensionärid ja lapsed, aga et peab olema mingisugune pileti hind peab kehtima selleks, et me suudaksime ühistransporti üle pidada. Kas kolleegid soovid täiendada midagi? Aitäh! Nii, aitäh siis Regionaalministeeriumi vaatest ja härra Sander Salmu, palun, Kliimaministeeriumi liikuvusasekantsler. Aitäh! Võib-olla sissejuhatuseks ütlen, et minister ei saanud osaleda, kuna tal on täna Riigikogus teised ülesanded selle auditi osas ka, et oleme saanud põgusalt tutvuda, aga võib-olla ta ei olnud meie jaoks kusagil tavapärane audit, et kus auditi osaline saab siis kommenteerida juba auditi käigus küll, jah, fakte saime üle vaadata. Suures plaanis, nagu ka riigikontrolör ütles, siis taristu valdkonda on viimaste aastate jooksul väga palju auditeeritud ja loomulikult taristu on baas väga paljudele põhiteenustele regionaalpoliitiliselt, majanduskeskkonna võimestajana. Seetõttu on oluline valdkond, aga muutuste elluviimine taristu valdkonnas võtab väga pikka aega ja teisest küljest iga
võbeluse peale või siis ka nii-öelda väliskeskkonna muutuse peale hakata prioriteete suuresti üle vaatama, valitsus kindlasti õigeks ei pea. Kui me vaatame praegu valitsuse tehtud otsuseid, siis ilmselgelt teede ja ühenduste arendamine on prioriteet. Ainuüksi teedesse investeeritakse järgmise 4 aasta jooksul keskelt läbi 85 miljonit rohkem. Järgmisel aastal investeeringute mõttes 128 miljonit rohkem, või 128 miljonit, mis on 57 miljonit eurot rohkem kui sellel aastal, summaarselt 238 miljonit. Samamoodi Rail Balticu vaatest tehti käesoleva riigieelarve läbirääkimiste käigus 3 põhimõttelist otsust kahjuks, millest üks ei kajastu ka siin auditis ja mis mõnevõrra võib-olla peegeldab seda auditit, et kui algselt oli niisugune ülevaade 24 aasta ja 25 aasta kokkuvõte, siis üks hetk muutus ta ka tulevikku vaatavaks, et siis teatud osades muudatused kajastuvad ja teatud osades mitte, et ma toon hiljem ka selle välja. Aga jah, Rail Balticu osas järgmiseks aastaks täiendavad 50 miljonit ehitustegevuseks ja 27 aasta 189 miljonit eurot lisarahastus valitsuse otsustas. Ja kolmas otsus on see, et regionaalrongidele nähti ka ette siis rahastus, et regionaalrongide ostuga saab edasi minna, mis auditis just oli toodud, et valitsus ei ole teinud vajalikke otsuseid regionaalrongide hankimiseks ja seisab selle taga ja sealhulgas, et ei ole veel rahastust otsustatud, et need on kindlasti faktid, mida sooviks üle täpsustada. Ja soovikski selle välja öelda, et kindlasti valitsus ei soovi pidurit tõmmata nii teede arendamise poole pealt kui ka Rail Balticu arenduse poole pealt või ka olemasoleva raudtee investeeringute tõstmiseks. Mõned asjad, jah, me ei ole saanud väga pikalt selle audiga tutvuda, aga kiirel lugemisel mõned olulised asjad, mis tahaks kindlasti välja tuua. Üks, mis puudutab järgmist Euroopa Liidu eelarveperioodi, oleme siin juba, ma ütleks, et esimese suure töövõidu riigina saavutanud tänu sellele, et Euroopa Komisjoni otsus järgmise pikaaegse eelarve osas sisaldab CEF-i instrumenti ehk siis Euroopa taristurahastuse instrumenti, mille rahastusmaht on 2 korda suurem, kui ta sellel perioodil oli, 51 miljardit eurot ja sealhulgas on sõjalise liikuvuse rahastust suurendatud 17 miljardi euroni, mis on 10 korda rohkem kui sellel aastal. Eesti on kindlasti sealt nii Rail Baltica kui ka teede poole pealt raha taodelnud ja kindlasti kaitseme seda koos 3 Balti riigiga, et see selliseks jääks. Euroopa Komisjon peab seda rahastust väga oluliseks. Siis teises osas, Rail Balticu maksumuse osas, kui auditis oli välja toodud just kui poole aastaga või 1 aastaga on auditi hind või sellest Rail Balticu hind läinud 1,3 miljardilt 1,6 miljardini, siis kui me vaatame eelmise aasta audititega need tabeleid, mis Riigikontrolli auditis oli, siis seal oli puhtalt ehitustegevuse maksumus. Täna me räägime tervikmaksumusest ja see hinnang on, jah, ta on võib-olla mõnevõrra täpsustanud, aga need auditi fookused olid tookord erinevad. Nii et siin ei saa olla üllatust, et 3,6 miljardit on terviklikult Rail Balticu ehitus, nii personal, nii maade ost kui ka tuleviku rongi ja vajaliku varustuse ost. Ehk et see on oluline rõhutada, et me ei ole aastaga 500 miljonit Rail Balticut kallimaks teinud. Nõus sellega, et kaubavedu Eesti raudtee olemasoleval taristul on vähendanud, aga kui me vaatame seda põhjust, siis põhjus on väga suuresti sõja mõju. Teisest küljest see eesmärk loomulikult raudteed rohkem kasutada kaubaveaks on ka valitsuseks oluline. Üks suur arendus selleks on Rail Baltic. Me näeme või valitsus näeb, et lääne ja idasuunaline kaubavoog ei ole see, millele Eesti peaks keskenduma, või põhja-lõunasuunaline, seetõttu seda üks element Rail Baltic kindlasti sinna on. Rongide ostu aspekti ma mainisin, võib-olla tahaks veel ära mainida või ära täpsustada 2030 aasta justkui summad, et Riigikontroll on arvestanud siin 1,35 miljardisse, et ka raudtee kiiruste tõstmine oleks vaja 2030 täis saada. Tegelikult see eesmärk on liikuda sinna suunas, et meil igal pool oleks võimalik sõita 160 km/h, aga see ei ole tähtajaliselt paika pandud.
me võime rääkida sellest, et suurte peatuste vahellõigud saavad 160 kilomeetrit tunnis, see on nagu oluline, aga see 90 miljonit, mis on ka Eesti Raudtee kõige konservatiivse hinnanguna välja toodud, eeldaks, et ka iga peatus, näiteks jaamavaheline või jaamas oleva peatuse juures ülekäik on korda tehtud, aga kui me vaatame nagu kiirust ja mõju, siis reaalselt võib-olla selle kohale investeerimine ei oma sellist mõju, et 160 kilomeetrit tunnis valdavas osas ikkagi taristul tuleb. Üks või kaks asja ma tahaks veel ära täpsustada, et kindlasti ei saa nõustuda sellega, et käimasolev liiklusohutusprogramm oleks kuidagi, tuleks õhk välja lasta, nagu auditis oli toodud, et kui me vaatame 2015 aastal oli meil 78 hukkunud, kui me hindame või vaatame, kuhu me jõudsime, näiteks 22 aastal olime juba tasemel 50 hukkunud. Jah, tõsi, 2 eelmist aastat läks ohutuse mõttes nagu halvemaks, aga sellel aastal oleme jällegi olukorras, kus õnneks meil on senimaani 39 hukkunud, nii et 2 aasta pealt me kindlasti ei teeks ja ei alaväärtustaks seda tööd, mida inimesed on teinud, et meie ohutustaset 80 juurest 50 hukkunu juurde aastas tuua. Ja ma arvan, et ma selle sõnumiga ka lõpetan. Aitäh! Nii, aitäh! Järgmisena siis Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. Härra Sauk, mis teil on enda kaitseks öelda? Ja tervist ja komisjon ja Riigikontrolli esitajad, et ma kõigepealt tänan Riigikontrolli, et jätkuvalt taristu teemasid fookuses hoitakse ja seetõttu me oleme väga tänulikud ja õnnelikud, et praeguse RES-i läbirääkimiste käigus, nagu hea asekantsler juba ütles, et me saime mootorsõiduki aastamaksu võrra 85 miljonit eurot aastas juurde teehoiu tegevusteks igaks aastaks järgneval 4 aastal. See on praktiliselt meile 1/3 nagu raha juurde võrreldes viimase 2 aastaga. Nii et täna on päris ambitsioonikas väljakutse meil ühelt poolt siis realiseerida need ehitushanked, enne kõike siis meie põhimaanteedel Via Baltica ja ka Tallinn-Tartu maanteel, et meil ligi 50 kilomeetrit on nüüd lähema 2 aasta jooksul välja ehitamisel, neid siis teid 2+2 lahendustele. Nii et see on väga suur vastutus ja väljakutse meile, aga ma usun, et see on ka selle diskussiooni ja auditite töö tulemus, et seda vajadust on väga tõsiselt võetud ja valitsus selle võimaluse meile siis leidis. Ja markeerin ära veel need mõtted, et ka säilitustemaatika, mis on samuti oluline kogu teedevõrk, riigiteede vaates 17 000 kilomeetrit. Oleme öelnud, et umbes 213 miljonit aastast oleks säilitamiseks vajalik. Ei ole seda veel saavutanud ka praeguste rahastusotsuste järel, et keskmiselt kuskil sinna 145 miljoni kanti me oleme jõudnud, aga seegi on saanud olulist tuge peale nüüd neid sügisesi eelarve läbirääkimisi, loodame, et need siis ka ikkagi eelarve menetluses ei vähene nüüd. Ja võib-olla viimasena tolmuvabad katted meie kroosateedel. Jah, see ambitsioonikas eesmärk siin mõned aastad tagasi sai püstitatud. Kahjuks küll siis eelmine aasta praktiliselt selle rea peal oli meil 0 ja sellel aastal napp vist on 3 miljonit, kui ma ei eksi. Aga ka järgnevad siis 4 aastat toovad sinna suurusjärk 11-12 miljonit igal aastal. Loomulikult me ei saavuta kahjuks seda 30. aastaks, et kõik 50 autot tööpäevas rohkem teed saaksid kõva katte, aga siiski me oleme oluliselt suurendamas seda mahtu taas. Ja võib-olla viimane kommentaar ka selle liiklusohutusprogrammi kohta. Veel kord ka mina olen kindlasti Sanderiga hea asekantsleriga sama meelt, et meie tänast liiklusohutusprogrammi ei tohi alavääristada, et selle tulemusena on siiski väga palju inimelusid säästetud. Ja veel rohkem juhiks tähelepanu vajadusel, et uus liiklusohutusprogramm leiaks võimalikult ruttu heakskiidu valitsuses ja ka kõik osapooled siis võrdselt panustaks. Et siin samuti ainult välja toodud liiklusohtlike kohtade ohutustamine riigiteedel ei anna seda mõju või tulemust, mida kogu liiklusohutusprogramm tervikuna adresseerib. Väga suur panus on kindlasti kohalikel omavalitsustel liikluskeskkonna muutmise osas. Järelevalvetegevuste kas efektiivistamisel või kaasajastamisel või automaatjärelevalve suurendamisel, siis Siseministeeriumi juhtimisel, aga kõik rollid sinna kaasnevad ka haridusministeeriumi liikluskasvatus, liikluskoolitusteemad ja Sotsiaalministeerium samuti terviseteemad, kes liikluses võivad sõidukid juhtida või mitte tulevikus.
ma loodan, et kõik me ühiselt panustame ja selle võrra suudame neid elusid tulevikus rohkem päästa. Nii et selles mõttes ennast kaitsma ei pea. Täna ma pean Riigikontrolli ja näen väga suurt vastutust meil need otsused nüüd realiseerida lähiaastatel. Aitäh! Tänan. Ja ma annaksin nüüd sõna nii-öelda turuosalistele. On esimesena siis Taristuehituse Liidu juhatuse esimees härra Papel. Nii, tere päevast ka minu poolt ja tõesti suur au kuulata Riigikontrolli aruannet ja tegelikult tähelepanu on ju juhitud õigetele teemadele. Ja eks me Taristuehituse Liidus oleme seda viimased 3 aastat rääkinud, et ega kui me ikkagi kärbime neid nii-öelda numbreid kõvasti, siis see tulemus kahjuks sinnapoole liigub, kuhu ta siin täna on Eesti teede kvaliteedi puhul hakanud liikuma, ehk meie katkendite tasasuse ja pindade näitajad on muutunud natuke kehvemaks. Aga rõõm on tõesti see, et ühiskond seda tähtsustab üha enam ja tõesti nii nagu siin eelpool esinejad on ilusti maininud, on täna ikkagi esimest korda üle 3 aasta mingid plaanid ja numbrid silme ees, kuhu me tahame jõuda. Võib-olla taristu ehitajate seisukohalt on kõige valusam kuulata seda, et meil ikkagi hukkub Eesti teedel suhteliselt palju, et omavahel öeldes, et kui me ka säilitusmeetmest võtaksime veel 8 miljonit ja paneksime liiklusohutusse, siis võib-olla see ei oleks nii üle võimatu tegevus, eks ole. Nii et me peaksime igat inimelu ikkagi täna Eestis hoidma seda enam, et tööjõupuudus kipub siin lähiaja perspektiive vaadates igas sektoris meile vastu vaatama. Aitäh! Aitäh teile! Järgnevalt ma annaksin sõna härra Anvar Salometsale Rail Baltic Estonia. Tervist! Aitäh Riigikontrollile vaheülevaate eest. Rail Baltic ajakava eelarve osas kahtlemata adekvaatne, mis puudutab Rail Baltica 2030 teostatavust. Saan kinnitada, et oleme mitu olulist eeldust täitnud selleks, et 2030 lõpus liiklus avada, sealhulgas ka valitsuse viimased eelarve otsused on võimaldanud ajakavas püsimist. Mis puudutab eelarvet, ehitamise eelarvet, siis saan ka seda kinnitada, et ehitamise eelarvet me muutnud ei ole. Härra Salmu siin juba need sisendkomponendid nimetas, millest siin uued numbrid ka vaheülevaatest tingitud on. Et jah, ega midagi muud lisada ei ole, jätkuvalt on rida eelduseid ja riske, mida tuleb maandada ja täita selleks, et see 2030 lõpp oleks tehtav, aga vahepealse perioodi jooksul on olnud mitu positiivset sammu selleks, et teostatavuses teha tubli hüppe edasi. Nii, tänan. Ja nüüd Autoettevõtete Liidu juhatuse esimees härra Mändla. Ja mina tänaksin, et Riigikontroll on nagu ühistransporti ka ära märganud ja sealsed puudused ja tähelepanekud ilusti välja toonud ja samas kiidaks ka praegu, et see rahastuse probleem on suures osas saanud lahenduse, mis on nüüd aastaid meil olnud suur vaev. See olukord oli väga ebanormaalne, nüüd on juba lootuskiir, aga et ühistranspordi korraldamine läheb kogu aeg kallimaks, et siin on juba toodi välja see inflatsiooni faktor, teine suur faktor on need rohepöördega seotud nähtused, mis tõstavad hinda, et sellega peab arvestama ja samas on ka hangetes teinekord selliseid tingimusi, mis ajavad veo hinna põhjendamatult üles meie vaatevinklist vaadatuna. Sellised tähelepanekud, aitäh. Tänan. Võtaksime siis küsimused. Salmu, mul on niisugune küsimus, et kui palju riigieelarve strateegia 2024
versus vabandust, 2025 kuni 2028 ja võrdlusega palju praegu riigieelarve strateegias 2026 kuni 2029 on täiendavalt siis teede ehituseks raha ette nähtud 4 aasta perspektiivis. Keskmiselt 85 miljonit eurot aastas. No see on kuskil siis 320, suurusjärgus 320 aru saada. Aga mul on küsimus Riigikontrollile, et mis teie nii-öelda baasjäreldus nüüd sellest on? Teil on niisugune baasjäreldus, et kehtivate reeglite alusel, ma saan aru, valitseb röögatu nii-öelda defitsiit, või mitte defitsiit, aga siis ressursivajadus, ja ma saan aru, et teie üleskutse on siis korrigeerida ambitsiooni või suurendada rahastamist. Mis oleks pildil õieti? Sellist soovitust, et rahastamist suurendada me ei saa teha, et siin on ikkagi rahastamine, riigi rahakotil on piirid, et kogu riik tuleb ikkagi selle rahakoti piirides ära juhtida ja see põhiviide on sellele, nagu ma alguses ütlesin, et me tegelikult ühekordselt räägime aeg-ajalt sellest, et näed, et täpselt nii palju on puudu mingis konkreetses aspektis, kas see on raudteekiirus näiteks 160 kilomeetrit tunnis mingil ajal, et kui palju raha vaja on ja kui palju on teede vähemalt samas olukorras säilitamiseks raha vaja, et paneme selle korra kokku. Et me tahtsime selle pildi tuua ette, et mis see tegelikult maksma läheb, kui me kõiki need ambitsioone, mida me avalikult käsitleme tervikuna vaatame ja sellele, et tuleks nagu eesmärke tuleks korrigeerida, kindlasti peab iga tõmbluse peale reageerima, et mitme selle eesmärgi puhul juba mitu aastat tagasi viitasime sellele, et selle eesmärgi täitmine või vastavate eesmärkide täitmine ei ole riigi rahakoti arvestades realistlik, neid tuleks ikkagi korrigeerida ja vaadata, mis tegelikult võimalik on. Et praegused sihid, osad neist on sihid ikkagi, mitte kohustused ja osad neist on kohustused, et nende saavutamine ei ole sellise hetke rahastamise juures võimalik. Pagana süsteem tundub olevat peast segi läinud või? Täiendab. Lühike repliik, et see säilitamise remondi vajadus ei sõltu või ei sisalda ainult olemasoleva olukorra säilitamist, vaid ka 30-aastase remondi võla likvideerimist järk-järgult. Ehk see on see ajalooline taak, mis me oma teedega oleme saanud ja see 213 miljonit, mis on välja toodud, eeldaks ka või sellega oleks võimalik see 30-aastane võlg ära täita. Tänase olukorra säilitamiseks on vähem vaja ja kui me vaatame valitsuse pandud rahastust järgmiseks 4 aastaks, siis see säilitusraha hulk on ka tõusnud. Nii, nüüd on proua Nurmise replika, siis on proua Ingerine. Aitäh, ma täiendan riigikontrolöri vastust, et selle aastaaruande kokkupanemisel neid kavasid, mis oli viimases riigieelarve strateegias, oleme me arvestanud ja see puudujääk, mille me kogu summaarsena tõime välja 1,35 miljardit, arvestab juba seda, et näiteks teede säilitamiseks on sellel aastal järgnevatel aastatel rohkem raha eraldatud ja et näiteks raudteede ehitamisel on ka täiendavad vahendid juurde tulnud, et neid täiendavaid vahendeid oleme me juba arvestanud. Nii, Diana Võrp. Aitäh. Kas selle 85 miljoni sees on juba ka uus Euroopa Liidu vahendite raha? Ei, see on puhtalt olemasoleva perioodi ja riigieelarvelised täiendavad vahendeid. Sama võib nii Rail Baltica kui ka teede poole pealt täiendavad vahendeid järgmisest Euroopa Liidu perioodist ei ole ühtegi arvestatud. Nii, kas on komisjoni liikmetel veel küsimusi? Kui ei ole, siis komisjon võtab teadmiseks selle kujunenud olukorra ja tegelikkuse ja kohustatava ja planeeritava põhimõttelise vastuolu, mis on rahalises mõttes. Ja mu küsimus on lõpetuseks härra Terrasele, aga ka 4-aastases vaates. Praegu valitsus on planeerinud järgmiste aastate eelarvet üle 4% defitsiidis. Nagu ütleb riigi eelarve nõukogu, Eesti ajaloo sõjajärgse, siis ütleme, või vabanemisjärgse ajaloo suurima ja sügavaima defitsiidina. Ja kuidas te tegelikult nüüd kujutate ette, et kui see niisugune vajak
on sellises suuruses, noh, ütleme siis 3% SKP-st, eks ole, üle 3% SKP-st praeguste seisuga. Kuidas siis seda probleemi lahendada või mis see käsitlus võiks olla? Et ütleme, et meil tegelikkus ja planeeritav või kuuteldav on olulises lahknemises, arvestades seda riigi röögatut defitsiiti, mis meil planeerituna teadlikult on valitsuse poolt kavandatud riigieelarve strateegias 26–29. Aitäh selle küsimuse eest, austatud komisjoni esimees. Ma oskan rääkida ühistranspordi seisukoha pealt ja tõepoolest praegune nägemus on see, et pigem tuleks vaadata seda, kuidas seda teenust jätkusuutlikult pakkuda ja mitte sellega kogu aeg. Praegune trend on olnud laias laastus 10 miljonit aastas kallimaks juba viimase 4-5 aasta näitelt. Ehk siis see ei ole pikas süsteemis jätkusuutlik ja see väljendub ka riigieelarves negatiivselt. Ehk siis eesmärk ongi seda kogu valdkonda juhtida selle järgi, et sa paned selle kasutuse ja kvaliteedi kokku, et selleks, et inimesed seda kasutaksid, peab olema kvaliteet, peab olema parem ja selle eest peab siis kasutajate osakaal sellest teenusest olema kõrgem. Aitäh! Nii, nüüd olid härra Allas, härra Vaga ja proua Poolamets. Aitäh! Et ühistranspordi poole pealt, et siin võib-olla vastu ütelda, et no ikka päris nii ei ole, et kui me võtame vähemaks seda teenust, et siis et selles peitub see võti, et tegelikult on ühistranspordiliine ikkagi optimeeritud kõik need aastad. Samamoodi see 10 miljonit ei tulene ju otseselt teenuse hinnast, vaid tuleneb sellest, et riik katab tegelikult järjest kasvavaid taristukulusid, mis nagu ei saa ütelda, et nüüd inimesed oleks kuidagi mitte kasutatavat teenust rohkem saanud. Tegelikult nad ei ole saanud rohkem teenust. Ja siis ma küsin ka seda, küsimuseks pigem see, et aga kuidas siis see, kui kõik need vajalikud muutused saavad ära tehtud, millist teenust siis inimesed saavad ja kes selle teenuse siis tegelikult maksab? Et kas see siis läheb lihtsalt nagu omavalitsusele see kulu, sest tegelikult ju nõude transport ei ole odavam, et kellele see kulu läheb, kas läheb inimesele, omavalitsusele, et või kas avalik süsteem saab kokkuvõttes odavamalt läbi ja mis see muutus siis kujutab endast? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg, see on... Need on väga õigustatud küsimused kõik ja ma saan sellest loogikast aru. Ma arvan, et ma ei ole kindel, kas see on see formaat, kus me seda põhjalikult lahkama peame, küll aga ma hea meelega nagu üldist praegust visiooni jagan. Ehk siis eesmärk on see, et me seal, kus seda teenust kasutatakse, seal seda vastakse nendele ootustele selle teenuse suhtes. Küsimus on pigem meil kahte sorti, et kuidas nagu tihedamas asustuses ühistranspordis oleks võimalik, et oleks piisavalt ruumi, et sellega sõita. See on näiteks Harjumaa näitelt, kus meil on see kitsaskoht, et lihtsalt inimesed ei mahu ära ühistransporti. Ja teine küsimus on see, et kuidas hajaasustuses inimesed liikuma saada. Ja see teine pool on isegi võib-olla, kuigi kululiselt seal me sõidame kõige rohkem tühja, ütleme siis niimoodi. Aga muidugi inimestel peab olema nagu kindlus, et nad saavad liikuma, eriti kui neil enda sõiduvahendit ei ole. Ja eesmärk ongi siis selle põhjalt seda liinivõrku korrastada, viia taktipõhiseks, see on ka oluline nagu suund, mida me peame arendama üleüldiselt, mis on ennast tõestanud üle Euroopa. Aga selle kokkuhoiu pealt tekitada siis regionaalne ühistranspordifond, kus siis kohalikud omavalitsused saavad katta just neid piirkondi, kus on nagu hajaasustusel on võimalik siis kaasa rääkida selles otsustusprotsessis, et sealt fondist raha taotleda, et panna liine käima siis sinna kohta vastavalt kohalikele vajadustele. Et see on selline suurem mudel seda. Ma kindlasti tulen seda tutvustama ka täpsemates formaatides, saame seda pikemalt arutada, aga see on selline lühikene ülevaade. Aitäh! Väike küsimus, et kas see muudab siis odavamaks lõppkokkuvõttes? Äkki te vastate sellele ka, et minu arvates ei muuda, et lükake see ümber. Kui me, selles mõttes, selles oli teil ka õigus, et praegune, kui me vaatame Elroni eelarvet, siis väga suur hulk sellest on taristutasud, et mis on teisest küljest ka mõnes mõttes ka aru saada, et Elron seda taristut kasutab, aga suur osa on see niisugune riigi rahajuhti sisene. Kui me räägime sellest, et kas see muutub odavamaks tarbijale, siis kui ühistransport on hetkel suurel osal tasuta ja me kehtestame, peatame pileti selle nimel, et see kvaliteet tõuseks,
siis minu meelest see hinna ja kvaliteedi vaidlused me peame vaatama koos, mitte nagu eraldi. Ja riigi vaates ma usun, et me suudame kindlasti sellise süsteemiga tagada, ütleme siis tõusu pidurdumise. Et kindlasti mingil määral tarbida hinnaindeksi, ka bensiini hind ikka tõuseb tõenäoliselt. Et seda me tagasi, ütleme, tõenäoliselt tagasi ei pööra. Et sellega me ikka arvestama, aga me saame seda tõusu pidurdada ja siis tõsta ka vastavalt sellele teenuse kvaliteet. Aitäh. Nii, härra Vaga. Aitäh, mul ei ole küsimust ettekandjatele, aga mul on kommentaar siis komisjoni esimehele. Kui komisjoni esimees rääkis eelarve puudujääkidest, siis tuletame kuulajatele meelde, et sellel hetkel, kui Urmas Reinsalu nautis oma elu parimat elu EKREIKE valitsuses, siis 2020 aastal läks eelarve defitsiit 5,2%-ni. Hetkel, kui riigikaitsekulud olid suurusjärk 2%, järgmine aasta riigikaitsekulud üle 5%, eelarve defitsiit on 4,5% ehk siis vähem. Aitäh. Nii, see oli tasutud poliitiline teadane. Aga lähme edasi asjalikult. Nii, meil oli järgmisena oli proua Poolamets. Ja aitäh. Mul on täpsustav küsimus riigikontrolörile, et kas ma saan õigesti aru, et Rail Balticu saatus on tegelikult lahtine, et me loodame järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil saada rahastust, samas meil ei ole kindlus sellest, et me saame, ja samas on meil veel puudu nii omaosalus kui ka see 500 miljonit, et praeguste andmete põhjal on üsna tõenäoline, et Rail Baltic ei saa 2030. aastaks valmis, sest ei ole raha. Aitäh. See oli vist härra Solometsele või härra Salmule või riigikontrolöri, vabandust. Mitu küsimus. See, mis rahastust puudutab, siis sellest ehitus pluss muud kulud. Et sellest on hetkel katteta 1,7 miljardit, millest valitsus, ministeerium kavandab või loodab saada 1,2 miljardit siis järgmisest sellest perioodist, mis algab aastal 2028. Et ma arvan, et seda 1,2 kindlasti on võimalik, või ütleme siis sealt järgmist perioodist kindlasti raha saab. See, kui palju seda raha saab, see sõltub, või see selgub, ma arvan, kuskil aastal 2027. Et igal juhul on meil puudu siis nende arvestuste juures, mis praegu olemas on, need on tegelikult kõik 2023. aasta hinnad, et me peame seda arvestama, on puudu pool miljardit eurot, see, mis puudutab tähtaegasid, siis ma eristaksin ära selle, mis on seotud Eestiga ja sellega, mis on seotud Eestist siis Varssavisse või ütleme läbi Baltimaade saamisega. Et Eesti on võrreldes teiste Balti riikidega kindlasti väga kiiresti nüüd ehitanud viimasel perioodil ja see hoog on päris hea suures plaanis, et kas me saame Rail Balticut selle lõplikul eesmärgil kasutada, ma arvan, et see ei ole võimalik meie lõunanaabrite tõttu, ma arvan, et see ei ole tehtav. See, mis puudutab Eestis tehtud, mulle tundub, et kui see rahastus on olemas ja tagatud, siis on võimalik üsna palju selle rahaga ära teha selleks, et midagi Eesti territooriumil Rail Balticu liinil liigub, on ta siis Pärnuni või mis iganes, ja seal on väga palju agasid, et ma arvan, et see on pigem ebatõenäoline, aga ta ei ole võimatu, kui see raha siis vastavalt vajadusele tekib. Härra Salmu soovis ka repliiki. Ja 3 Balti riigi osas nii suvel kõik peaministrid kui Leedus siis president kinnitasid enne komisjoni poolest eelarve ettepanekut, et 2030 on kõigi 3 Balti riigi eesmärk Rail Balticu valmis saada, aga Läti ja Eesti valitsuse ühisistungil Tartus augustis seesama tähtaja kinnitus käis. Eestina me saame lähtuda sellest, mida on vastasriikide peaministrid eesmärgiks võtnud. Eesti rahastuse osas väga suur osa on planeeritud järgmisest Euroopa Liidu eelarveperioodist. See ei ole Eesti puhul unikaalne, see on kõikide suurte Euroopa Liidu taristuprojektide puhul, kes sellest fondist toetuvad, niimoodi planeeritud.
ja ehituse me oleme teinud või nii-öelda Rail Baltic Estonia on ehituse lepingud täna teinud niimoodi, et iga aasta on võimalik tellida tööde mahtu lähtuvalt sellest, millel on rahaline katte. Täna on olemas rahaline katte 26 ja 27 aastal ehitustegevusega jätkata 2030 aasta tempos. Valitsus on teinud otsused ka rongide hankimise osas, nii et Eestis tänase seisuga võin öelda, 2030 aasta tempo on tehtav nii, et see Eesti osa on opereeritav. Nii, kas härra Salomets soovib ka kommenteerida või on juba kõik öeldud? Aitäh, oluline sai öeldud. Nii, aga härra Terras, mul on veel küsimus lõpetuseks. Te mainisite, et tõenäoliselt bensiini hind ei alane või mootorikütuse hind ei alane, mis on, küllap see on vaadates nii-öelda aktsiisipoliitilist redelit, mis on mootorikütusele ette nähtud. Aga samas on valitsus näinud ette riigieelarve strateegiasse aastaks 2026 kuni 2029 340 miljonit eurot ETS2 süsteemi jõustumisel siis vastavalt bensiini ja diiselkütuse siis faktiliselt maksustamisest või ütleme siis emissioonikaubanduse süsteemi lülitamisest tulu selle summa. Ja minu küsimus on teile, et kuna te tegelete selle regionaal- ja selle valdkonna peal, et kui see on selliselt konsolideeritud, planeeritud, kui palju siis see täiendavalt kütuseliitrile juurde toob koormust või hinda tõstab? See 330 miljonit eurot jagada siis kütuseturu hindade peale. Kui valitsus on nii täpse suutnud ka miljoni euro ulatuses välja arvestada selle, siis selle taga on ütlegi veenev analüütiline käsitlus. Aitäh selle küsimuse eest, austatud komisjoni esimees. See on küll väga detailne. Ma kuulen, kuidas Andrese pea ka ragiseb siin kõrval. Oskad sa midagi täpsustada? Ma niimoodi käigu pealt kindlasti ei oska vastata selle. Ma arvan, et esiteks on see võib-olla rohkem Rahandusministeeriumile see küsimus, aga mis on nagu seos selle ETS2-ga ühistranspordi valdkonnas on see, et me oleme esitanud sealt taotluse ligi 30 miljonile. Et üks osa, mis siis puudutab seda, et liikuvusvaesuse vähendamine ja tegelikult selle me suuname siis väga palju elektribusside ja nõudepõhise transpordi rahastamiseks. Üks teine suur meede, mis Eestis selle sotsiaalse kliimafondiga seondub, on hoonete renoveerimine. Ja me küsisime seda komisjonis mõned nädalad tagasi, meil oli õnne rõõm näha härra Ligi. Tema ütles, et Rahandusministeerium või oli see Rahandusministeerium, tema kolleeg, ütles, et nemad opereerivad sisendina, mis on tulnud mujalt. Ja see on nüüd küsimus, kas Kliimaministeeriumist või Regionaalministeeriumist, kes võtab autorsuse, kus tekkis see 330 miljonit eurot täiendavat Eestis faktilist kütuste maksustamist. Et härra Salmu, kas Kliimaministeerium saatis selle riigieelarve strateegiasse sisendi, kas te olete siis teadlik? Ma arvan, et see väljub tänase teema kontekstist. Ei, kui te ole teadlik, see ei ole ju kuidagi süüstav, kui see ei ole teha asi, et ma ütlegi seda nii väga kurjalt ja nõnda, et kui ei tea, siis ei ole see midagi häbenud. Aga ma saan aru, et ka Regionaalministeerium ei ole teadlik, et teie oleksite selle 330 miljonit eurot esitanud Rahandusministeeriumile. Ei ole teadlik, et oleks esitanud. Aga mis te oletate ministrina, härra Terras? Vaadake, te olete nüüd praegu minister, kes on riigieelarve strateegia heaks kiitnud ja arusaadavalt teie te ei ole rahandusminister, eks ole, aga te olete ju tutvunud sellega, et see on ikkagi 330 miljonit eurot, see on ikkagi väga ulatuslik raha ja sellel on väga suur mõju ka tegelikult, kui me räägime kütuse hinnale, ka meie majanduse konkurentsivõimele, et me ei tea täna, me ei ole suutnud tuvastada, Rahandusministeerium ütles, nemad ei ole seda numbrit koostanud, 330 miljonit eurot ja praegu on informatiivselt nagu väike nõutushetk, eks ole. Kas teil, härra Terras, kas ministrina, te meenutate, valitsuse istungil on arutatud seda ETS2 nii-öelda maksu, või mitte maksu, aga kuidas ta siis on kaubanduse tulumäära, et kuidas see kujuneb ja milline on see mõju siis kütuse hinna komponendile? Selle kogu eesmärk on ju see, et me vähendame heitgaase, nagu ma olen aru saanud, mida ma väga toetan. Ja selle kaudu me saame ka näiteks elektrifitseerida busse, mis ka praegu meil on liinidel ja kogu aeg üritame seda laiendada. Ehk siis ma arvan, et selle nagu laiem eesmärk kindlasti on tervitatav.
siin on teatud vastuolu, härra Terras. Härra Michal ajalehtedes esineb avaldusega, et ETS2 süsteemi sellisel kujul ei tuleks jõustada avalikkuses, ütleme. Siis Eesti on ühinenud kirjaga, mis ei näete mitte sellest loobumist, vaid selle 24 kuu jagu edasilükkamist, eks ole, vastavalt siis aastast 2027 1. jaanuarist aasta 29 1. jaanuari, mille üle poleemika käib Euroopa Nõukogus. Et milline on siis tegelikult ETS ja samal ajal on planeeritud riigieelarve strateegiasse 330 miljonit eurot selle juba jõustatava rahaga. Et härra Terras, milline teie hinnangul? Siin võivad olla ka valitsus vastakad arvamused, see ei ole ju koalitsioonivalitsuste puhul ka midagi ennekuulmatut. Milline on siis teie hinnangul või diagnoosi järgi valitsuse positsioon ETS2 tulude osas? Ma väga austan teie suurt huvi selle teema vastu. Ma arvan, et me kindlasti saame seda arutada ka formaadis, kus see võiks olla kese, mitte kuskil ääre peal ja saaksime ennast ka selleks põhjalikult mõlemad ette valmistada ja arutada seda detailsemalt. Aitäh! Ma küsin härra Salmu, et kui ma vaatasin seda ETS2 330 miljonit, siis vähemasti osa sellest rahast riigieelarve strateegia perspektiivis on kaetud juba kulutustega, mida planeeritakse siis heitmekaubandussüsteemist. Kas minu informatsioon on õige? Ja kuna CO2 emissioonikaubanduse nii-öelda koordineeriv ministeerium, seda, kus seda tulu kasutatakse, minu teada on kliimaministeerium, korrigeerige, kui see nii ole. CO2 eelarve osas ja kliimaministeerium on üks osa, aga need CO2 vahendid ju kasutavad erinevad ministeeriumid. Arusaadav, aga kas seda raha teie andmetel, härra Salmu, mis puudutab arusaadavat liikuvust, eks ole, on planeeritud neid täiendavaid vahendeid, mis on ette nähtud riigieelarvesse või riigieelarve strateegiast, on kavandatakse ka kliimaministeeriumi liikuvuse valdkonnas? Nii detailselt ei oska eristada, kas või millised CO2 vahendeid, seda saan kinnitada, jah, CO2 vahendeid liikuvuse valdkonnas kasutatakse, aga meil on olemas täna üks süsteem, kus Eesti riik CO2 vahendeid saab, nii et need on need nii-öelda eelarvelised CO2 vahendid, jah, kasutame, millest nii-öelda täpselt planeeritud on, siin läheb minu kompetentsist kaugemale. Härra Salmo, aga ma täpsustan üle, kui teie kui kõrge kliimaministeeriumi ametnik, mis on üsnagi nii-öelda, kui me räägime rohepöörde valdkonnas, baasküsimusi, ETS2 süsteem, seda arutatakse praegu kõigis Euroopa riikides, on aktuaalne teema Euroopa nii-öelda ministri nõukogu tasemel. Mis on kliimaministeeriumi positsioon? Kas ETS2 tuleks 24 kuuks edasi lükata 27. aastast, kas see tuleks tühistada või see tuleks jõustada, tõsi küll, revideeritud kujul? Kui ministeeriumil, kui teil ei ole seda informeeritust, kuna see liikuvuse teemasse vahetult ei puuta, kuigi ta maksustab liikuvust, nii et ma arvan, et see on baasküsimus liikuvuse valdkonnas, et halvendab liikuvuse kättesaadavuse või muus vallas, et mis on härra Salmu teie arvamus ja siis on härra Vagal mind toetav repliik, ma usun. Ma väga tänan, et komisjoni ees minu arvamust küsib, aga kliimaministeeriumis on 2 ministrit, nii et 1 ministeerium ja 2 erinevat haldusala, et see küsimus läheb minu kompetentsidest välja, aitäh. Arusaadav. Nii, aga härra Vaga. Jaa, aitäh. Ma arvan, härra Reinsalu on väga õigel teel ja arutame kütusehinde, et see on kindlasti väga tähtis teema, aga võib-olla siis laiendame selle teemat, et härra Salmu äkki võib ka nagu kommenteerida, et siin sellel sügisel tegelikult siis üks Eestis toimetav kütusettevõtja alustas niinimetatud hinnasõda ja tsiteerides Autogeeniust siis ütles, et kütuse jaeturu siis alustatud hinnasõja tõttu on mitmel siis tarbijal tulnud pisar silma, mitte niisama pisar, vaid rõõmupisar, kuna hinnad on oluliselt alla läinud. See näitab tegelikult seda, et selle kütuse hinda mõjutavad oluliselt rohkemaid või oluliselt rohkem erinevaid komponente on see, mis selle kütuse hinda mõjutab ja võib-olla need nii-öelda aktsiisid ja maksud ei ole tegelikult see kõige suurem osa sealt. Et võib-olla, kuidas kommenteerite, et mis ajend võis seal Nestel olla selle hinnasõda alustamiseks ning kui suur siis osa tegelikult protsentuaalselt on Eestis olevast kütuse hinnast nii siis aktsiisid või ETS1 mingi maks ja kui suur osa sellest on näiteks maailma siis turul kaubeldavate siis nafta nii-öelda hinna kõikumisele, mis selle rohkem mõjutab selle kütuse hinda? Või siis ka juurdehindlus Eesti mõistes, eks ju, et mis see protsendid seal on. Äkki me peaksime nende teemadega tegelema, kus tegelikult on suurem mõju sellele kütusele hinnale kui siis ETS2. Aitäh.
Aitäh küsimuse eest. Mõistan, et liikuvus hõlmab väga paljusid valdkondadega, väga paljud teemad lähevad kaugemale kui ainult liikuvus, et ei oska kaasa rääkida näiteks ka rehvide hinnakujundusest või muudest liikuvust ja sõidukeid puuduvate komponentide hinnakujundusest, nii et ka siin kütuseturu osas ma tean, Konkurentsiamet on teemasse sisse vaadanud erinevad instantsid, aga minu kompetentsist läheb liiga kaugele, jah. Nii, aga härra Allas. Ma püüan siis rohkem täppi küsida või konkreetse asja osas, et palju ETS2 mõju oleks siis transpordivaldkonnale, et see on ikkagi läbi arvutatud. Jätkuvalt see on seesama küsimus nii-öelda hinnastamisest eelarvest, ei oska öelda, ei oska. Aga eelarvestrateegias on sellega arvestatud või ei ole? Ei oska kommenteerida, ei ole nii-öelda minu haldusalas, et... Aga ma küsin, vabandust, härra Mändla, Autoettevõtete Liit, kas teie ETS2-ga siis tervitate palavalt, on teil ülevaade, mis see teie konkurentsivõimele tähendab, mis see mõju tähendab, on teil mingisugunegi ülevaade olemas oma nii-öelda sektoris või kui ei ole, siis on see ka teadmiks võet? Ei ole. Hangetel me kasutame kristallkuuli selle mõju arvutamiseks. See tähendab, seletage täpselt, et kasutate kristallkuul. Olete te Kliimaministeeriumist ja Regionaalministeeriumist küsinud Rahandusministeeriumist andmeid, mis oodatakse? 330 miljonit on juba teie pealt planeeritud. Neid määrasid ju ei ole määratud, kui suur see tuleb. Keegi ei tea, mis see kütus maksab. Aga kui teie ütlete, härra Mändla, et teie baaseeldus on keegi ei tea, mis kütus maksab ja samas on miljoni euro täpsusega planeeritud 330 miljonit eurot, siis keegi teab, aga me täna ei suuda tuvastada, kes see on. Rahandusministeerium ütleb mujalt ministeeriumist, praegu ministeeriumidest ei ole käsutuses informatsiooni, kust see pärit on. Keegi teab meie riigis. Ma arvan, et me püstitame ülesande ühiselt selgitada välja, kes meie maal seda teab. Tavaliselt sellistele keerustele vastustele teab vastuseid Urmas Reinsalu. Ei, ma arvan, et me oleme siin kõik kääbused kellegi hiiglase õlal, kes seda vastust teab, kuulge sõbrad. Aga kui küsimusi rohkem ei ole, ma näen, siis me töökorras püüame selgitada selle, kes teab ja informeerida ka Autoettevõtete Liitu, Taristuettevõtete Liitu. Ja sellega täname Riigikontrolli, ma arvan, et see oli oluline nii-öelda sissevaade olukorda, eks ole, me saame aru, et siin on nagu keerukad valikud ja pikemas perspektiivis seisavad ees riigil pigem keerulisemad kui lihtsamad otsustused, võib järeldada. Veel kord aitäh kõigile ja sellega on koosolek läbi.